ja tunne, et jah, et kõike on lihtsalt liiga palju ja tellisin selle silti ukse peale. Püha tööaeg, palun tule natuke hiljem. Täiuslik silt lihtsalt. Kui üks töö, mis ma olin nagu planeerinud, sellist sügavat tööd 6 tunni peale, kui segajad kinni panna ja ma sain selle tehtud 4 tunniga ehk 2 tundi ajavõitu. See on ju väga hea ja suurepärane tulemus. Minu suurim väljakutse oli overwhelmi tunne ja et ma ei halda oma elu ära ja see hakkas mõjuma mu vaimsele tervisele, füüsilisele tervisele. Aja juhtimine on tegelikult ka natukene enesejuhtimine. Mul on olnud kogu aeg selle aja juhtimisega otseses mõttes nagu probleemi. Teist korda helinesin koolitusele, et see näitab ka seda, et midagi on nagu paigast ära. Nagu tegid kogu aeg, aga midagi ei saanud tehtud. Aega, kus ma saaks segamatult tööd teha. Seda nagu ma ei võtnud endale või kuigi ma teadsin, ma pean tööd tegema, aga ega ma telefoni hääletu peale ei pannud. Et selles suhtes, et ikka vaja, et ikka nagu niisugune, et ma pean kättesaadav olema. Ja see tunne, kui ma lahkusin teisel päeval sellelt kurselt, ma mingi vau, et mul on võimalus, et see on võimalik. Võib-olla isegi mitte pärast esimest päeva, vaid juba selle esimese mooduli lõpus, et need hakkasid nagu automaatselt nagu paika veerema või loksuma. Ja nagu see julgus ka nagu aktsepteerida iseennast ja öelda teistele, et mul on praegu püha tööaeg. Sest ennem isegi ei olnud mõelnud sellele, et mingi püha tööaeg või mingi roheline tsoon. Ja ma teadsin küll, millal ma olen kõige produktiivsem, aga ma ei teadnud, et see saab otsa, et ma ei saa seda edasi lükata. Ma saan oma peast sinna mõttekasti ära ja ma ei pea muretsema, et see läheb mul meelest ära või ma kaotan miskit ära. Ja see on olnud lihtsalt erakordselt vabastav tunne. Ja nüüd tänu teie Notionile on mul see mõttekast ja ma saan sinna kõik kirja panna ja kui mul tekib see hetk, et ma saan alustada mingi uue asjaga, siis mul on kõik silmal ja see on lihtsalt nagu, oh my god, see on lihtsalt perfektne. Niimoodi armastan seda mõttekasti lihtsalt. See, kui ma hakkasin seda Notionit kasutama, see mõttekast, see oli meeletu. Nüüd mul enam ei olegi ausalt seda nii palju kirja panna, kui mul algul oli. Ma nagu oleks terve elu oodanud seda, et oleks koht ja nüüd ma panen sinna kirja. Ja ma arvan, et minu tegevused läksid konkreetsemaks sellepärast, et ma sain peast ära selle jama. Tähendab, mis ta jama? Ta ei ole jama, ma usun uued ideed ja kuidas saaks paremini ja kõik need asjad on. Ja ma sain need ära kirja panna. Nii, mul oli nagu fookus rohkem paigas. Aha, ma tegelen rohkem ühe asjaga korraga. Ühe asjaga korraga on väga oluline minu jaoks tegeleda, sellepärast, et muidu ma jagan niimoodi ära, et lõpuks nagu see sama asi, et hüppad ühe teise pealt, teise pealt. Et see pea põhjaks tegemine ja see minu teada viib, või vähemalt siis on võimalik nii-öelda nende prioriteetide ja visioonide ja nendega üldse tegeleda. Et sul tekib see vabadus natukene. Aha, nüüd sa hakkad kuskile nägema. Nüüd sa hakkad ette kujutama, kuidas on elu ilma selleta, et sa jooksed kogu aeg kuskile. Kui sul on vaja midagi nagu teha ja sul tuleb siis see, ütleme kõige lihtsam näide, telefonikõne, eks ju. Tegelikkuses me ei pea sellele reageerima. Aga ise ju vastad, sa tahad olla ju hea inimene ja kõigile kogu aeg ju nii-öelda kättesaadav. Siis tegelikult harjutades just nimelt nii, nagu me siin õppisime, et mingid asjad saab välja lülitada ja saab vastata ju hiljem, et me tuleb endale meelde tuletada, mis on antud ajahetkel olulisem. Kas olla kõigile kättesaadav või teha see töö ära? Tegelikult ma teadsin, et mul on vaja mingisugust süsteemi, mingit plaani, et see struktuur juba hakkas loksutama nagu neid paika, et sa panid endale juba oli nagu silme ees näha, kirjas näema, seda tegema, ja sealt juba läkski, mis on nagu prioriteetsem, see läks nagu ettepoole, et nagu iseenesest nagu hakkasid need asjad nagu lahenema, et ma ei pidanudki sellele nagu otseselt nagu kuidagi tähelepanu pöörama, et see oli nagu vahva. Kui rääkida tulemustest, mis läbi selle koolitusprogrammis osalemise nüüd muutunud on just see, et mis on oluline, ehk fookus on paremini paigas, kõigega ei pea tegelema kohe.
kindlasti on Notioni rakendamine just nimelt selles mõttes, et aju saab vaba ruumi, et kõigega ei pea kohe tegelema, saab mõned asjad panna ootele, ehk me oleme nagu arvutid, sa tõstad korraks mingid asjad kausta ära ja võtad selle kaustast välja siis, kui sul see vajalik on. Mitte see, et sul kõik programmid korraga on lahti ja korraga tiksuvad ja tegelikkuses sa ei tegele õieti ju mitte millegiga. Ehk kõik asjad on sul nii-öelda ühes samas nii-öelda aknas kõik korraga lahti, et see on nagu minu meelest see kõige suurem muutus üldse. Ja ma märkan, et ma kasutan oma aega oluliselt teadlikumalt. No vaata, seal on see ka taga, et kui sa midagi pead tegema, siis sul seal energiat taga ei ole. Aga kui sa midagi tahad teha, siis on seal energia taga. Ja kuna mul on see nimekiri ees, siis ma tean, mida ma tahan teha. Et ma ei pea enam otsima, et mis see on, mida ma täna teha tahan. See andis mulle nädalavahetusel tegelikult pere jaoks rohkem aega. Selleks ajaks, kui teised olid üles tõusnud või ärganud, siis mul oli kõik kirja pandud. Nii, siis nii-öelda panid selle siia kõrvale ja vaata, nüüd on pere. Nii, nüüd räägid perega, sellepärast, et sa tead, et sul on kõik see on kirja pandud. Mind aitas. Mul oli seda väga vaja. Aitäh, et te teete neid koolitusi. Kui tekib selline pakkumine kellegil, see võimalus, sellest tasub kinni võtta ja see tasub läbida, et igal juhul on siit ainult võita. See on, ma arvan, kõige parem soovitus, et kui ei ole läbi proovinud, siis ei saa sa ka teada, et kus on sinu need lõksud ja millest sa saad alati veel parem olla. Isegi kui sa arvad, et sa oled kõiges juba hea.